Tšau, kallid Kuutaro vaatajad, oktoobrikuu on siis täies hoos, vaatame, mida toob lähitulevik ja muidugi kindlasti tahan tänada kõiki peregrupi liikmeid, kes tõsiselt toetavad kanalit ja on liitunud peregrupiga, aitäh teile ja vaatame siis üle, mida see lähitulevik toob. Tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mis on teile tulemas siin lähitulevikus, mis on tulemas jäära poole siin lähitulevikus oktoobri esimesel poolel. Mis on tulemas jäärale? Üks lõpukaart siin võtta, kas näitab ka nägu ja kohe näitas. Kutsusin hea välja, siis võib nii öelda jäärad. Esimese kaardina välja teile anda maailmakaart. Maailmakaart tähendab nüüd tegelikult mingite tsüklide lõppu, sest see on suure arkaani kõige nagu viimane kaart, aga see tähendab kindlasti uute ja sükeste edukate tsüklite algust. Et selles kaardis ongi hästi palju sükest nagu saavutust. Muidugi maailma avanemine tähendab ka, et võib siin jääral tekkida võimalusi reisida, kolida, mingit asukohta nagu muuta, aga kindlasti hästi palju mingeid uusi võimalusi, valikuid, võib-olla ka inimesi, eks ju. Et nagu ma ütlesin, terve maailm on avatud ja enamasti see kaart ikkagi tähendab sükest edukat tulevikku. Nüüd teise kaardina on jääral väljas ka müntide 2. Müntide 2 on paindliku ja võimalustega mängimise kaart ja võite rääkida ka heast kohanemisvõimest. Heast kohanemisvõimest, aga siis, kui see kaart mõnikord ütleb kellegile, et ellu võib tulla mingi järsk nagu muutus, mingi materiaalne muutus, eks ju, aga see kaart ütlebki, et kuna teil on hea nagu kohanemisvõime, siis te suudate selle olukorra kuidagi nagu enda kasuks ära kasutada. Paindlikkus, eks ju, võimalustega mängimine, kahed selles suhtes tähendavad ikka võimalusi, et see on nagu selles suhtes väga hea. Ja mis siit tuleb? Viimase 3. kaardina sellest pakist tuleb jäärale välja kuradi kaart. Kuradi kaardiga nüüd peab olema natukene ettevaatlik, sest ta võib tähendada toksilisi inimesi, sidemeid, suhteid, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi, mingit illusioonide vangis olemist, et keegi võib kellegile nagu valetada või petta või varastada või midagi sihukest, et natukene peate siin ettevaatlik olema, peate ka jälgima inimesi, kes on teie ümbruses. Et kui teie ümbruses on kogu aeg inimesed, kes üritavad teid nagu maha teha või alla viia, siis tegelikult see on sihuke toksiline keskkond ja siis on mõistlik nagu nendest inimestest pigem eemalduda. Muidugi võib tähendada ka kaljukitse tähtkujuga mingit kokkupuudet, sellisel juhul see väga kuri kaart ei ole, et eelnev, mis meil siin tuli, oli nagu väga hea, aga võib-olla peab siis ka ette vaatama mingite natukene negatiivsemate suhete või sidemete eest, et siin päris silmad kinni mingitesse olukordadesse jäärad võib-olla ei tasu sisse joosta. Võivad siin olla kellelgi mingid halvad harjumused. Vaatame, mis on lõppkaardina Kuutaro pakil anda. Ja Kuutaro pakist tuleb kaart, mis ütleb, et vastused, mida te ootate, on teie poole teel. Ehk siis ma ei tea, jäärad, mida te täpselt siin kellelt ootate, igal juhul mingid vastused tulevad. Samas peate olema natukene nagu ettevaatlik nende imelike pakkumiste eest, eks ju, aga müntide 2 näitas valiku võimalust, et siin on kindlasti võimalik valida ka see maailma teekond ja see on siis kindlasti teile edukam. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mis on teile tulemas siin lähitulevikus ja mis tuleb siit sõnnile. Mis on tulemas siit sõnnile ja midagi võimsat, tundub midagi võimsat, tahab siit tulla ja kuku ja täpselt. Nii, esimese kaardina on sõnni jaoks kohe väljas mõõkade kuningas. On küll meesenergia kaart, enamasti pigem tähendab meesterahvast, aga võib ka näidata mingit naise energiat. Et ka naistel on hästi natukesel määral seda meesenergiat. Mõõkadega, nüüd mõõkade kuningas kindlasti on siuke hästi iseseisev, hästi sihikindel inimene. Kindlasti hästi nutikas või terava taibuga, aus õiglane, mõõkadega kindlasti hea suhtleja. Et mõõkad on siuksed suhtluse ja mentaalsed energiat. Samas nüüd inimene võib olla natukene liiga otsekohese ütlemisega või liiga ausa ütlemisega või siis siuke ennast kehtestav inimene. Et selle järgi tunnete ära, kellega siin on tegu. Kui ära ei tunne selles kaardis kedagi, võib see olla teie energia, mille te saavutate või siis võib olla mingi uue inimese, võib olla ka uue austaja kaart, kes teie ellu alles tekib. Aga kindlasti see võib olla ka praeguse kaaslase partneri, mingi lähedase isiku inimese energia ja võib siis ka olla teie enda energia, kui ära tunnete ennast selles energias. Võimalusi palju, samas teise kaardina hüppab sõnni jaoks välja torn.
torn on nüüd järskude kiirete sündmuste kaart. Ta kindlasti võib tähendada nagu maailma kokkuvarisemist. Mingid suhted, sidemed, olukorrad võivad siin väga järsku nagu läbi saada, mis alati ei pruugi muidugi negatiivne olla, et läbi võivad ka väga järsku saada mingid negatiivsed olukorrad, eks ju. Et kui te hetkel olete pigem mingis negatiivsemas olukorras, siis võib see nagu väga järsku läbi saada. Aga kui teil on kõik väga hästi, siis olge valmis, et võib tulla mingi kiire või mingi ootamatu muutus. Et te peate olema valmis siin nagu tegutsema. Nüüd aga viimase kaardina sellest pakist tuleb seni jaoks välja ka Hierofanti kaart. See on nüüd siuke päris huvitav kooslus torn ja Hierofant. Ja muidugi siin ees on mõõkade kuningas, eks ju, et negatiivse poole pealt see justkui Hierofant on ikkagi siuke abielu või traditsioonide kaart ja suurte ja tugevamate liitude nagu kaart. Et ma tihti ütlen, et see on siuke lepinguliste liitude kaart, et kõige suurem leping ongi meil abieluleping ja teine on tööleping, eks ju. Aga kui siin nagu tornikaart on ees, siis võib tähendada seda, et väga järsku võivad siin mingid abielud või töölepingud puruneda. Samas, kuna siin ees on see mõõkade kuningas, võib tähendada jällegi armastuse poole pealt äkki, et väga järsku võib mingi uus austaja teie ellu tekkida, et mõõkade energia on siuke kiire ka, et väga sellele tornile on nagu sarnane, aga Hierofant põhimõtteliselt ütleb nagu positiivse poole pealt, et on võimalik luua mingeid hästi tugevaid sidemeid või suhteid. Vaatame, mis siit lõpukaardina Kuutaro pakist sõnnidele tuleb. Mis on siin sõnnide poole tulekul? Mis on sõnnide poole tulekul? Ja hüppas siit 2 kaarti, võtame nendest ühe ära ja tuli kaart, mis ütles, et oodake võimsat muutust. Ja see võimsa muutuse energia täpselt selle torni kaardis ka on. Et senid kindlasti olge siis valmis, et väga järsku võib tulla mingi muudatus, kindlasti on võimalik siin luua mingid liite, aga võivad ka mingid liidud puruneda, et tehke tarke otsuseid mõõkadega, kuna on siin mõõkade kuninga energia, siis kindlasti tasub suhelda. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mis on teile tulemas siin lähitulevikus. Ja mis tuleb siit kaksikule? Assa nuga. Ja põhimõtteliselt nuga ongi ja kiirelt kaardid väljas, isegi tundub, et võtate siit ühe lisakaardi. 4 kaarti kokku ja tundus algul kohe, et tuleb võimas kaksiku lugemine, sest esimese kaardina hüppas kohe lauale võib-olla peaks nüüd ütlema nugade äss, eks ju, mõõkade äss, aga kindlasti tähendab see mingid lahendusi, selgusi, võidukust. Aga mõõgad on väga head suhtluse kaardid, väga head mentaalsed kaardid, et ta võib ka olla mingite mentaalsete vangistustest vabanemise kaart, aga igal juhul nagu tõe kaart, et kui mingis olukorras peaks olema mingi segadus või küsimustele ei ole vastuseid, siis kindlasti see kaart ütleb, et mingid vastused peaks nagu tulema. Ja tegelikult mõõkade äss on väga edukas ja võidukas siuke uute alguste kaart. Et kui te olete midagi mõelnud siin proovida või midagi alustada, siis vähemalt proovige, et mingi asi võib väga kiiresti teie jaoks nagu arenema hakata. Ja see võib olla siis mingi tugev liit või suhe, sest teise kaardina on siin väljas kaksikutel Hierofanti kaart ja ta on siuke traditsioonide kaart, kõige rohkem tähendab ta spirituaalset abielu, aga ikkagi siis nii-öelda abielu kaart, liitude loomine. Ma tihti ütlen, et see on minu jaoks siuke nagu lepinguliste liitude kaart, et võib tähendada nagu mingit romantilist sidet või suhet, aga kindlasti ka mingit tööalast sidet suhet. Et just kui kaart ütleb siis, et on võimalik luua hästi võimsaid või hästi tugevaid siis liite. Nüüd aga, ja tõesti võib siin tegemist olla tööalaste asjadega ka, sellepärast et on siin väljas 3. kaardina müntide 2, paindlikkus ja võimalustega mängimine. Muidugi nüüd on huvitav on see, et minu arust just siin sõnni tähtkujul olid need samad 2 kaarti 3 väljas. Ja mingi kokkupuude võib siis kaksikutel olla ka nagu sõnnidega. Samas siin kaksikutel endal mingi kuumärk võib olla sõnnis ja see võib nagu mõjutada võib-olla mingi tõusumärk, eks ju, aga ütleme niimoodi, et see müntide 2 kahena tähendab ikkagi head, sest see on valikuvõimaluste kaart. Kui valikuvõimalust on, siis on positiivne. Muidugi paindlikkus, võimalustega mängimine ja hea kohanemisvõime. See võib öelda seda, et võib tulla mingi muutus siin kaksikute ellu. Ja kui te nagu suudate hästi kohaneda selle muutusega, siis see on teile justkui nagu materiaalselt ka kasulik tundub. Et te peate kohanema mingi uue olukorraga ja kui te suudate seda teha, siis see on teile materiaalselt kasulik tundub mulle.
Ehk siis sihuke ikkagi tööalane nagu energia natuke ja tuleb juurde, sellepärast et müntide 2 see lisakaart, mis siit tuli, on müntide 3 ja kui meil tuleb lugemises 2 järjestikust kaarti ja veel mitte ainult nagu lugemises, vaid ka kaarte niimoodi laualt võttes tulevad need järjest, siis kindlasti tähendab see meeletult suurt nagu arengut, eriti siis nagu materiaalset arengut, mulle tundub, või sihuke küllus, viljakus, viljakus võib siin rasedust ka peita mingil määral, eks ju, kuna siin on see hierofandi traditsioonid ja abielu, aga müntide 3 on väga hea sihuke meeskondliku töö nagu kaart või tööalaste asjade arendamine ja edasiste plaanide tegemise kaart ja mõnikord müntide 3 ütleb nagu seda, et ärge üritage liigselt palju üksi nagu läbi suruda, vaid vahel on mõistlik teha hoopis teiste inimestega nagu koostööd ja läbi selle te saate palju kiiremini siis nagu areneda. Ehk siis mingi koostöö soovitus siin kaksikutele on, võib-olla, et see on mingi tööalane asi, aga vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb kaksikutele Kuutaro pakist ja mis on siit veel Kuutaro pakil kaksikutele öelda. Mis on siin Kuutaro pakil kaksikutele öelda? Ja kas üldse ei taha midagi öelda kaksikutele? Midagi ikka ütleme. Ütleme selle viimase kaardiga. Ei. Tundub, et ei ole siin Kuutaro pakil väga palju sõnumeid kaksikutele täna. Teeme ühe tiiru veel ja kui ei tule, siis ei tule. Aga ma teadsin, et niimoodi selle välja meelitab. Ja mis siit nüüd tuli? Ja tuli kaart, mis ütles, et vaadake suuremat pilti. Et võib-olla ärge olgegi siis kinni mingites väikestes detailides, et kui ka mingites tööalastes olukordades, kui te mingis olukorras ei saavuta enda tahtmist või midagi läheb natukene nihu, siis ärge kohe püssi nurka visake. Vaadake seda suuremat pilti. Tundub, et kellelgi on siin võimalus mingites suuremates sidemetes või suhetes areneda ja mõõkade äss soovitas siis ka nagu proovida ja olla julge, sest mingid asjad võivad teie jaoks saada väga edukaks. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mida see lähitulevik toob teile. Ja mis on siit tulemas vähile? Mis on tulemas vähile? Mis on tulemas vähile ja üks lõpukaart. Ja ilusti ta olemas ongi. Ja kõik kaardid vist õiges järjekorras, sest teised 2 läksid tagurpidi ja esimene tuli tõesti õiget pidi. Nüüd esimese kaardina vähi jaoks väljas sauade baas. Baasid on hästi nooruslikud energiad, võib-olla ka lapsikud energiad, kellegile võib tähendada lapse energiat, aga kuna siin on sauad on aktiivsed, loovad kirglikud, sauad on tugevamad seksuaalenergia kaardid, siis tegelikult see võib tähendada kellegi jaoks ka nooremapoolsed, kütkestavad kirglikud austajad, sükest hea jutu isikut. Sauad võivad näidata ka sportlikkust ja head välimust. Aga seksuaalenergiaga võib-olla natukene peab ette vaatama, kui see on siuke austaja energia. Samas, kui see kaart viitab teile endale, siis see kaart ütlebki seda, et olge julge, tegutsege, et siis on see siuke nagu entusiasmi kaart. Ta võib öelda, et kui te midagi kunagi proovisite ja võib-olla ei õnnestunud, siis nüüd äkki tasub proovida uuesti, võib tulla palju paremini välja. Et ütlebki, et põhimõtteliselt olge julge, võtke võib-olla mingeid väikseid riske ja siis peaksin mingid muutused tulema. Nüüd teise kaardina, teise kaardina on vähkide jaoks kohe siin väljas ka keiser. Ja ütleme niimoodi, et keiser on nüüd 100% siuke nagu meesterahva energiakaart. Ta võib tähendada võimekat ülemust ja ta võib ka olla nagu isa energiakaart. Et vähkide elus võib siin isa ka lähitulevikus mingit tähtsat rolli mängida, aga midagi siin on seotud võimu ja stabiilsuse ja turvatundega. See võib ka olla siuke nagu võimuorganisatsioonide kaart. Loodan, et keegi siin mingit pahandust siis ei tee, aga meesterahvaste puhul võib see tähendada seda, et mehed võivad ise saavutada hästi võimeka ja stabiilse ja turvalise energia. Samas naiste puhul võib see tähendada siukest võimekat, stabiilset, turvalist austajat, eks ju. See on natukene siuke kuulsuse või tuntuse energia ka või jõukuse energia kellegi jaoks, et siis võib see olla siuke heal järjel oleva mingi austaja partneri kaart. Ja no nii, kolmanda kaardina sellest pakist tuleb vähkidele välja ka mõõkade äss. Ja tõesti siuke võimas energia, siiamaani kõige tugevam lugemine, mõõkade äss kindlasti tähendab selgust, lahendusi. Ütleme niimoodi, et see mõõkade äss kindlasti ütleb, et kui mingites olukordades siiamaani ei ole olnud vastuseid, siis need vastused peaksid tulema. Ja kui keegi on üritanud mingi pudi silma jääda, siis see on ka siuke illusioonidest vabanemise kaart. Et siuke ausus, õiglus, mõõgad muidugi väga hea siuke suhtlusenergia, aga mõõgad on ka väga võidukad või väga edukad uute alguste nagu, või see mõõkade
äss just on siuke eduka uute alguse kaart ka, et kui te olete midagi siin mõelnud nagu proovida või siis vähemalt proovige, et olete mõelnud võib-olla proovida või alustada mingi uue asjaga. Ja see kaart ütleb, et see uus asi võib väga nagu edukaks osutuda. Et väga huvitav siuke võimas kaart siia lõppu sellest pakist. Vaatame, mida Kuutaro pakk veel vähkidel ütleb. Mis on siin veel vähkide poole tulemas? Mis on veel vähkide poole tulemas? Ja hüppas siit välja 2 kaarti, võtame pealmise kaardi ära ja see kaart ütleb, et võtke aega, et hingata välja. Võib-olla olete natukene liiga üle töötanud või üle rabelenud. Ma ei tea, võib-olla siin tõesti kellelgi on mingid kohtuasjad käsil, eks ju, ja noh, selles mõttes on väga hea, et siin on väljas see mõõkade äss, sest peaks tulema siis lahendused sellesse olukorda ja võib-olla kaardid üritavad nagu teile ka natuke siin öelda vähid, et ei ole vaja liigselt kiirustada. Et piisab sellest, et olete julge ja tegutsete selle sauade baasiga, olete aktiivne nii-öelda, ma ei tea, kasutate enda loovust, teete midagi, mida te teete kirega ja läbi selle peaks ka tulema see edukus ja meestel on tõesti võimalik siin eriti saavutada siis siuke tugev energia, samas naistele võib tähendada see tugevat austajat. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mida see lähitulevik on toomas teile ja mis on tulemas siin lõvide poole. Mis on ossa tulemas lõvide poole, mis on tulemas ja huvitav siin on see, et eelnevatel tähtkujudel on ka olnud see, et on nagu eelmise mingi tähtkujuga mingi 1 või 2 sama kaarti tulnud ja see on ka siin lõvil toimumas. Esimese kaardina hüppas kohe välja keisri kaart, mis siis tegelikult oli ka eelmises vähi lugemises. Et ma ei tea, lõvid teil võib olla siin mingi kokkupuude vähi tähtkujuga, võib endal mingi tõusu või kuumärk olla vähis, eks ju. Midagi siin on, sünnipäevad on ka lähestikku, aga keisri kaart on nüüd 100% meesterahva energiakaart, võimekas, stabiilne, turvaline. Ta võib tähendada mingit sükest võimekat ülemuse energiat, võib tähendada isa energiat, võib ka olla võimuorganisatsioonide energia, eks ju. Aga mingid suhted või sidemed siin mingi võimeka meesisikuga tundub, et on tähtsad. Meestel kindlasti on võimalik endal see energia saavutada. Naiste jaoks võib see tähendada ka võimekat austajat partnerit. Et tõesti siuke hea energia siin on või võimekas energia, samas kohe teise kaardina on lõvi jaoks välja anda siit ka sauade 4 ja sauade 4 on kõige rohkem tegelikult abieluliidu tähistamise nagu kaart, aga ta ei pea tähendama alati nagu abieluliitu, et siin pildi peal on 2 naisterahvast üldsegi, tänapäeval muidugi on võimalik neil abielluda, aga see tähendab just seda, et on võimalik nagu luua mingeid sidemeid ja suhteid ja tegelikult see kaart on nagu just sidemete ja suhete tähistamise kaart, ehk siis lõvi mulle tundub, et te saate siin nagu tähistada mingeid liite või suhteid ja muidugi sauadega väga hea siuke aktiivne loov ja kirglik energia see on, et kui ise tegutsete, siis on võimalik luua ja võimalik, et siin väga võimekate inimestega, kuna siin keiser on ees, eks ju. Ja nüüd 3. kaardina sellest pakist on lõvile välja anda ka sauade 10 ja sauade 10 või kõik 10 on siuksed kaardid, mis tegelikult lõpetavad ära mingi vanema raskema tsükli ja alustavad siis uut paremat tsüklit ja sauade 10 on siuke nagu raske koorma kandmise kaart või liigsed mured ja liigsed kohustused. Muidugi sauadega ikkagi see aktiivsus, loovus, kirlikkus, eks ju, et mulle tundub, et siin keegi eelnevalt tsüklil lõvides pidi siis hästi palju nagu ringi jooksma ja toimetama, et asjad üldsegi nagu toimiksid ja tegelikult see kaart nüüd ütleb siis seda, et need asjad lõpevad ära, algab uus tsükkel, kus te peate ikka nagu toimetama, aga see peaks olema siis justkui siuke uus murevabam tsükkel või koormavabam tsükkel, et millegist te võite siin nagu vabaneda, millegist negatiivsest mulle tundub ja pigem on võimalik siin luua mingeid hästi positiivseid sidemeid ja uusi suhteid. Vaatame, mis siin Kuutaro pakk veel lõpetuseks lõvile räägib. Ja mediteerimine siis ilmselt on tähtis ja see on nagu see, et ma siin vahepeal räägin, et kui need mediteerimiskaardid tulevad, et hommikuti mõnikord on väga hea nagu visualiseerida päeva läbi, et kui teil on tõesti siuke päev, kus on hästi palju nagu plaane ja te kardate, et unustate midagi ära, siis hommikul ärgake üles, pange sein vastu selga või selg vastu seina, mingid hertsid tööle ja mõelge enda see päevaplaan ja käigud läbi ja tegelikult siis, kui te hakkate nagu toimetama, siis teil on need asjad palju paremini meeles ja tulevad need asjad paremini ka välja.
lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis tuleb siit neitsile lähitulevikus, väga põnev. Huvitav, see kaart vist tegelikult, mis siin all on, tuli esimesena, aga siia üles tahtis hirmsasti välja lennata. Ja tahtisid hirmsasti ennast näidata kohe mõõkad 9. Mõõkad 9 on tegelikult siuke natukene hirmude nagu kaart, võib tähendada ka ärevust ja stressi, kindlasti kellegi jaoks mingi tunepuudust või halbu unenägusid, eks ju, aga see ongi just kinni siis mingis mineviku hirmus ja see kaart võib tähendada ka nagu mineviku kahetsemist, et ma ei tea, kas see on teie energia või on teie olukorras nagu keegi veel siin neitsid, aga keegi justkui kahetseb midagi, mis juhtus nagu minevikus või kellegile nagu minevikus tekitas mingi asi nagu hirmu. Nüüd teise kaardina muidugi on siin aga väljas keisrinna ja keisrinna on nüüd 100% naisterahva energiakaart, sest see kaart räägib viljakusest ja rasedusest. See on siuke külluse ja eluga rahulolu kaart, isegi luksusliku elukaart ja see kaart ütleb, et see inimene tuleb väga hästi kõigega toime. Et siuke võimekas naisenergia muidugi võib tähendada kindlasti ema energiat, võib tähendada mingit võimekat ülemuse energiat, kui kellelgi on siin nagu mingi siuke võimekas naisülemus. Naisterahvastel on kindlasti võimalik endal saavutada siuke võimas nagu energia ja muidugi meesterahvaste puhul võib see tähendada mingit viljakat austajat või partnerit ja võimekat nagu naist. Et siin on võimalusi on nagu palju, aga just kindlasti siin on tegemist midagi ka väga võimeka naisterahvaga. Kolmanda kaardina on siin neitsidele välja anda sauade 8 ja sauade 8 on kiirete arengute kaart. Ta on hästi liikuv kaart, seega ta võib tähendada kellegile mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust, mingid kiired arengud võivad tulla siis, kui te muudate mingit asukohta, eks ju. Aga igal juhul räägib ta nagu arengutest, võib tähendada kellegi jaoks ka nagu positiivseid uudiseid, muidugi sauad, aktiivsed, loovad, kirglikud, ehk siis olge ise aktiivne, kasutage ära enda loovust, tehke midagi, mida te teete kirega ja läbi selle te võite siis jõuda sinna keisrinna energiasse või meesterahvaste puhul võite siis tutvuda selle keisrinna energias oleva võimeka naisterahvaga. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks neitsile on tulemas Kuutaro pakist. Mis on siit lõpetuseks tulemas neitsile Kuutaro pakist? Mis on tulemas siit Kuutaro pakist? Ja kas tuleb esimese korraga, see kaart, võtan selle ära, see jäi niimoodi sõrme külge kuidagi kinni. Aga tahtsin veel ära öelda, et siin võib ka olla nagu see, et kuna siin on see mõõkad 9 ja mingi mineviku kahetsemine või mineviku hirmud, siis tegelikult keegi peab siin tegema seda nagu sisetööd ja kui ta vabaneb nendest hirmudest, siis peale seda võib hakata toimuma mingi kiire areng ka kellegil. Ja viimase kaardina tuleb siin selline kaart, mis ütleb tasakaalustage spirituaalsus ja praktikaalsus. Ehk siis tasub kindlasti elada ka natukene selles maailmas, kui silmad on kinni, mõelda neid asju läbi, kuidas asjad toimivad, mida on vaja teha, kuhu suunas on vaja liikuda ja läbi selle te saategi nagu selgust, mis on see õige järgmine samm. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mida see lähitulevik on toomas teile. Mis on tulemas kaaludele? Mis on tulemas kaaludele lähitulevikus? Kaaludele, mis tuleb lähitulevikus? Kas tuleb üldse midagi kaaludele? Ja tundub, et tuleb, aga kaalud on natukene oi. Siin tuli nüüd mingi hunnik kaarte, need paneme kõik tagasi. Tundus, et need olid kõik meeletult positiivsed kaardid. Huvitav kaalud, mis teil siin toimub? Tundub, et on natukene mingi segadus, sest esimese kaardina on siin väljas mõõkade 8. Ja mõõkade 8 on võib-olla natukene siuke illusioonide vangis olemise kaart või koha peal seismine, mitte tegutsemine. Ülemõtlemine kindlasti, et keegi on siin mingite hirmude vangis, just kui võib-olla minevikus juhtus midagi halba. Samas see kaart ütleb nagu, et võtke side silme eest ära ja hakake tegutsema, mitte miski ei hoia teid nagu tagasi. Et võib-olla see kaart üritab kellelegi öelda, et on vaja teha endal see esimene samm. See võib olla seotud ka mingi suhtlusega, sest mõõgad on hästi siuksed suhtlevad kaardid.
Nüüd teise kaardina on siin kaaludel väljas karikate rüütel ja noh, karikate rüütel on sihuke nagu austaja energiakaart. Muidugi mina ütleks, et on ka kõige parem austaja energiakaart, sest karikate rüütel tähendab sihukest romantikat, siirust, tunnete avaldamist. Samas ka see on selline nagu romantilise austaja nagu kaart, eks ju, et väga palju positiivseid emotsioone on selles kaardis. See kaart ei pruugi olla austajate kaart, et ta võib ka näidata teie enda sihukest emotsionaalsust ja romantika ja energiat, aga kuna siin ees on see mõõkade 8, siis mulle tundub, et keegi kardab siin kellegi suunas nagu liikuda pigem. Ja tuleb siit kolmanda kaardina välja anda mõõkade 7, mis mingis mõttes on väga hea lahendus siia kaalu lugemisse, sest mõõkade 7 ta on sihuke nagu taktikalise käitumise kaart või olukorrale teise nurga alt lähenemise kaart. Ta negatiivse poole pealt võib tähendada muidugi mingeid pettusi, valesid, aga rohkem ta on alati sihuke nagu taktikakaart ja kuna siin ees on teil mõõkade 8, siis tegelikult tähendab see meile seda, et meil on ühes lugemises väljas 2 samast mastist järjest olevat kaarti ja kolmest pakis on 74 kaarti, eks ju, ja kui tuleb 74 kaardist 3 kaarti lauale ja nendest 2 on järjestikused samamasti kaardid, siis see on suht sihuke haruldane ja peaks alati tähendama siis selle kaardi nii-öelda aspektis siis arengut ja kuna mõõgad on hästi mentaalsed kaardid ja samas ka siuksed nagu suhtluse kaardid, siis see võib tähendada siin, et mingi suhtlus kellegi vahel võib nagu areneda ja mingi romantilise austajaga kellegi suhtlus võib areneda, mul siuke tunne on. Ja keegi võib siin vabaneda nagu mingitest hirmudest ja võib-olla see olete just teie kaalud, et see lugemine annab ka teile selle nagu energiat, nagu ma ütlesingi, et olge julge, tehke ära see esimene samm ja siis saate nagu edasi liikuda ja võib-olla täpselt seda ongi siin vaja, et saaks siin mingi romantiline liit tekkida. Ja vaatame lõpetuseks kaaludele, mis tuleb ka Kuutaro pakist. Mis tuleb Kuutaro pakist kaaludele? Et jah, võib-olla mõõkade 7-ga lihtsalt see lähenemine ja taktika muutmine ka nagu aitab, et kui olete kogu aeg ühtemoodi proovinud ja ei ole õnnestunud, siis muutke lähenemist ja võib kohe tulla muutus ja täpselt nii ütleb ka see Kuutaro kaart. Sest see kaart ütleb, et on aeg tegutseda ja täpselt siit eelnevates kaartides see ka välja nagu tuli, et olge ise julge, tegutsege ja siis tulevad ka teie poole need positiivsed ja oodatud lahendused. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit skorpionitele lähitulevikus. Väga kiirelt kohe esimene kaart väljas, kas tulevad ka ülejäänud kaardid kiirelt ja tundub nii ja olukord läheb siin tegelikult põnevaks, sest et esimese kaardina on skorpionite jaoks väljas narrikaart numbriga 0 ehk siis Taro paki kõige esimene kaart ja esimene kaart tähendab alati uut algust, uut võimalust, uut valikut. Et see on tõesti siuke uue teekonna kaart ja narr on tegelikult ka siuke hästi murevaba ja kerge energiaga. Ehk see kaart võib nagu tähendada seda, et te peate mingi olukorraga nagu vooluga kaasa minema. Samas narr on natukene nagu hooletu ja tähelepanematu, et kindlasti see kaart hoiatab, et te peate ikkagi olema nagu piisavalt tähelepanelik, et te ise ei teeks mingeid rumalaid lolle vigu, mis võivad nagu hiljem kätte maksta. Et siin on näha ka, et inimene on hästi rõõmus ja läheb hästi kergelt nagu olukorraga kaasa, aga samas ta kõnnib kalju servalt alla, eks ju. Et piisavalt tähelepanelik olge, kuhu suunas te nagu liigute võib-olla ja see aitab teil jõuda mingite uute võimaluste, uute lahenduste, võib-olla ka uute inimesteni. Muidugi siin nüüd teise kaardina on väljas Skorpionil karikate 8 ja karikate 8 on selline kaart, mis räägib mingis mõttes nagu eluunistuse või elu mõtte poole nagu liikumisest, aga see kaart ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda selle elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks peab midagi negatiivset jääma nagu minevikku. See võib olla toksiline side, suhe, halb harjumus, mingi sõltuvus, negatiivne mõtteviis, mingid negatiivsed emotsioonid, just karikatega nagu emotsioonid. Mingi romantikaga võib siin ka midagi tegemist olla, sest karikad on hästi romantilised kaardid ja noh, ma arvan, et ise teate kõige paremini, mis see on, eks ju. Ja kui see on ka nagu mingi negatiivne emotsioon, siis kui te ei lase negatiivsest emotsioonist lahti ja hoiate seda endas kinni, siis te sellega kutsute ka negatiivset emotsiooni endale juurde. Et pigem üritage nagu positiivselt mõelda ja olla positiivselt meelestatud ja siis juhtub ka rohkem positiivseid asju. Muidugi nüüd kolmanda kaardina
tuleb siit välja anda müntide 9 ja tegelikult see on siin Skorpionile väga hea nagu märk, sest see on väga hea nagu rahaenergia, külluse energia, viljakuse energia. Kindlasti mingis mõttes tähendab see ka head loovuse energiat, aga see on väga siuke iseseisev energia, et tegelikult müntide 9 ütleb, et inimene saab ise väga hästi enda asjadega hakkama, ta ei vaja justkui kellegi mingit siukset liigset toetust või tuge. Ta on natukene üksiku inimese energia, aga samas siin müntide 9 peal on see väike oravake sellest aros, eks ju. Tavaliselt on mingi väike siuke loomake, mis võib näidata tegelikult mingit kaaslast. Ta võib näidata ka mingit kodulooma, et teil võib seal mingi kass olla või koer või mida iganes, eks ju. Võivad kalad olla kellelgi ja hamster ja nii edasi, merisiga. Aga samas ta alati tähendab ka nagu mingit netisuhtlust või mingit siukest kutset või midagi taolist. Vaatame siis lõpetuseks, mis tuleb siit Skorpionile kuutaro pakist. Ja müntidega muidugi see müntide 9, kuna ta on siuke külluse või luksuse kaart, siis mingid tööasjad võivad ka kellegi jaoks siin nagu areneda. Aga on vaja teha siin mingeid väikseid muudatusi, kaart tuleb välja ja tõesti siin võib-olla need muudatused, mis on vaja teha, on seoses selle karikate 8-ga siis, et on vaja siin see midagi negatiivset või kedagi negatiivset jätta minevikku ja narikaardiga olge julge, minge vooluga kaasa, aga olge ka piisavalt tähelepanelik, et ise rumalaid lolle vigu ei teeks. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin teie poole tulemas lähitulevikus ja mis on siin tulemas hamburile, ja väga kiirelt kõik kaardid väljas ja kõik kaardid ka nägu ülespidi. Esimese kaardina muidugi tuli siin hamburile kohe karikate 3. Karikate 3 on väga positiivne siuke emotsioonide kaart, ta tähendab võib-olla siukseid pidustusi, tähistamisi, aga just neid positiivseid emotsioone ja see on väga hea siuke nagu sõprussidemete või sõprussuhete kaart, et kindlasti on võimalik siin luua mingeid uusi sõprussidemeid. Samas see on natukene ka siuke kaart, mis ütleb, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda uute huvitavate inimestega, et need võivad olla mingid uued sõprussidemed, aga kindlasti karikates on olemas ka see romantika ja energia, eks ju. Nüüd teise kaardina on siin hamburile välja anda õnneratas ja õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et ei tohi liiga kauaks jääda ühe koha peale seisma. Et kui te kauaks jääte ühe koha peale seisma, siis võib teid hakata saatma nagu ebaõnn ja võivad mingid olukorrad sootuks nagu ära lõppeda. Aga samas, kui te ise tegutsete, siis annab teile universum juurde mingit siukest nagu õnne ja uusi võimalusi või uusi valikuid. Ehk siis see ongi siuke suht, igaüks on enda õnne sepp kaart, et kui ise tegutsete, ise otsite neid võimalusi, siis te nagu justkui leiate need võimalused ja kui te seisate koha peal ja ei otsi, siis keegi teile pakkuma ka ei tule. Nüüd aga kolmanda kaardina on hamburite jaoks siin väljas kohtukaart ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest, see on siuke avastuste tegemise kaart, samas ta on siuke nagu spirituaalse ärkamise kaart, et sellisel juhul võib see tähendada hästi tugevat nagu eneseavastust. Muidugi siuke nagu spirituaalse ärkamise teekond on siuke nagu raske, et tuleb nagu neid katsumusi, aga samas jällegi nagu see lõpplahendus on kergem, muutub nagu maailmavaade ja vabanete mingitest ideoloogiatest, et peab olema mingi uhke telefon ja mingid siuksed asjad, et justkui egost lasete natukene nagu lahti, et selles mõttes positiivne kaart ja tegelikult see kaart ütleb nagu seda, et peale mingit avastust või peale mingit selgust on võimalik siis kellegi lahti lasta ka mingitest negatiivsetest mineviku emotsioonidest või nagu tunnetest. Et ma ei tea, mis võimalus siin on, aga igal juhul ma arvan, et see on teie nagu teekond ja õnneratas kõige tähtsam siis siin keskel ütleb seda, et igal juhul tegutsege nagu edasi, siis tulevad ka võimalused. Nüüd viimase kaardina võtame hamburile kas selle kuutaro paki, mis on tulemas siit kuutaro pakist. Mis on tulemas ja tuleb siuke kaart, mis ütleb, et uskuge võimatusse või võimatusse siis, et põhimõtteliselt kõik on võimalik teie jaoks, et peate uskuma, peate tegutsema. Ma ei tea, just siin see karikate 3, eks ju, pidustused, tähistamised, mingid tutvumised, õnneratas, see tegutsemine, kohtukaart, muidugi spirituaalne ärkamine, selgus, mingid vastused küsimustele ja läbi selle minevikust lahti laskmine. Kõik on teie jaoks põhimõtteliselt võimalik, unistage suurelt ja 7. on siis ka täiskuu, et tasub manifesteerida. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit kaljukitsedele. Mis on siit tulemas kaljukitsedele lähitulevikus ja kiirelt 3 kaarti väljas. Esimene kaart muidugi tuli ainukesena õiget pidi ja esimese kaardina tuli kaljukitsedele välja sauad 9. Sauad 9 on natukene niisugune nagu ettevaatliku käitumise kaart või millegi jaoks nagu valmis oleks. Samas sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, aktiivsusega kindlasti tegutsemine ja see kaart võib-olla siis nagu ütlebki seda, et olge valmis tegutsema. Aga see kaart on hästi nagu positiivse tähendusega ja kuigi see pilt on siin natukene imelik, nagu inimene oleks seal dokkide vahel kinni, samas see kaart räägib nagu mineviku vigadest õppimisest ja see on nagu see inimene seal selle dokiga nagu suudab põigelda mööda kõikidest nendest teistest dokkidest. Ehk siis see kaart ütlebki, et kuna te olete õppinud siin mingitest mineviku vigadest, siis kui teie ellu peaks tulema mingi muudatus, siis te suudate nagu väga hästi sellega nagu kohaneda ja olla aktiivne ja siis tegutseda, et kõik läheks nagu hästi. Et mingid nagu siuksed lõpud võivad ka siin mingites olukordades tekkida, et sauad 9 või üldse number 9 on siuke lõpetamise energia. Me oleme 9. aastas ka, eks ju, et see aasta on võib-olla hea mingit projekte või asju nagu lõpule viia. Samas nüüd teise kaardina on siit välja tulemas ka karikate 2 ja karikate 2 on hästi hea siuke spirituaalse hingesugulusideme nagu energiakaart. See kaart tähendab harmooniat, tasakaalu, palju romantikat, aga siin nagu kas on kokku saanud või võivad saada kokku 2 siis mingis mõttes hästi erinevat inimest, samas nagu hästi sarnast inimest või nagu ühe nõrkused on teise tugevused ja läbi selle nad võivadki luua siis sellise harmoonilise või dünaamilise sideme. Siin on muidugi pildi peal 2 meesterahvast, et see võib ka olla nagu samasoolist ehk siis mingi sõprussideme või suhte energia nagu kaart. Need võimalusi tegelikult on igalt poolt ja nüüd aga 3. kaardina tuleb siit kaljukitsedele välja ülempreest rinna kaart ja ülempreest rinna on siuke hästi tugev justkui nagu taro või spirituaalenergia nagu kaart, mis räägib võib-olla mingitest võimetest, mingitest teadmistest. See võib olla hästi suur siuke nagu eneseavastuse kaart. Te võite avastada endas ka mingeid võimeid, võite saada tarolt võib-olla mingeid väga resoneeruvaid sõnumeid, eks ju. Kõik on justkui võimalik. Saladus, mingi siuke müstika on selles kaardis nagu. Te võite mingi saladuse teada saada või midagi võite nagu avastada siin mingis suhtes või mingites suhetes või väga huvitav energia. Et võib-olla kui olete siin vallaline inimene, siis võib tulla mingi spirituaalne austaja teie ellu. Ja nüüd ongi siin nagu see energia ka, et see intuitsioon, eks ju, ja sauad 9 ütles, et te peaksite olema nagu õppinud mineviku vigadest. Ja võib-olla nüüd selle ülempreest rinna energiaga ongi ka nagu see, et kui inimesed teie suunas tulevad, siis te tunnetate nagu väga hästi ära, kas inimesed on nagu siirad või üritavad nagu petta valetada või on mingid tagamõtted, eks ju, et mingid siuksed võimed võivad siin kaljukitsedel avalduda, eriti mingite austajate suhtes või partnerite suhtes. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb siin viimase kaardina kuutaro pakist. Mis tuleb siit kuutaro pakist kaljukitsedele? Ja kas üldse midagi tuleb, jätame võtmata või ja tundub, et ei taha kaljukitsed anda. Siin mingi üks tähtkuju oli ka siuke kitsipunn ja kui ma ütlesin, et jätame võtmata, siis kohe üks kaart välja hüppas, kas kaljukitsel on sama ja tundub nii ja täpselt see sama kaart ka ilmselt meditation and contemplation ehk siis siuke mediteerimise kaart ja nagu selle kaardiga ma ütleks, et tasub nagu enda ideid siis nagu visualiseerida. Et pange silmad kinni, pange mingid hertsid tööle, kujutage ette, kuidas te enda päeva läbite ja kõiki neid toimetusi, mis teil on vaja teha, nagu teete. Ja tegelikult siis, kui te hakkate neid toimetusi tegema, siis kõik läheb hästi nagu plaanipäraselt või tuleb nagu lihtsamini, sest tegelikult te visualiseerimisega juba olete selle nagu ühe korra läbi teinud. Ehk siis see on siuke treening, harjutus. Kaljukitsed, aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus, mis tuleb veevalajatele lähitulevikus ja mis, oi.
Siit nüüd huvitavalt tulid need kaardid välja, 2 kaarti, 3 kaarti läksid tagurpidi ja 1 kaart tuli õiget pidi. Ja see esimene kaart, mis nägu ülespidi tuli veevalajatel, on kohe mõõkade 10. Ja 10 on siis sellised kaardid, mis alustavad uut paremat tsüklit ja lõpetavad ära vana, võib-olla mitte nii edukat tsükli. Aga mõõkade 10 on kõige raskem nagu 10 kaart, et siit pildi pealt on ka näha, et justkui 10 mõõka nagu selga. Et kellelgi on siin eelneval tsüklil siis palju valetatud, varastatud, petetud, ma ei tea, sõimatud võib-olla, et mõõgad on siuksed nagu suhtluse energiad, eks ju. Et midagi on siin nagu väga halvasti olnud, tundub kellelgi, et see on siuke valgustushetk või pöördepunkt elus kaart, aga see tähendabki seda, et keegi on mäest tulnud nagu alla ja jõudnud põhja. Ja põhjas on see, et enam hullemaks minna ei saa ja nüüd hakkab elu liikuma ülesmäge. Aga mingi raske tsükkel tundub, et on kellelgi siin läbitud. Samas nüüd teise kaardina kohe väljas ülempreestrinna, mis tähendab tugevat intuitsiooni, spirituaalenergiat, see on siuke avastuste, selguste kaart, kindlasti võib olla eneseavastuse kaart ja siis ka mingite teatud võimete avaldumine. Võite nagu väga hästi inimesi siin tundub hakata tajuma, võite ka muidugi tarolt saada väga resoneeruvaid sõnumeid, muidugi taro järgi nagu elada ei saa, aga samas see on hästi põnev, olen ka ise kogenud seda, kui kõik väga hästi nagu resoneerub. Ma ei tea, siin on nagu siuke salapära nagu energia, natukene siuke salakavaluse energia, et võib-olla te peate uuel tsüklil ise nagu natukene kavalam olema või kasutama ära enda varasemaid teadmisi siis, et liikuda nagu mingi avastuste või selguste poole. Aga midagi te võite siin nagu teada saada ka või avastada. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui mõõkade 10 oli siuke nõme 10 energia, siis tegelikult 3. kaardina on siit välja anda ka müntide 10. Ja müntide 10 on nüüd üks parimaid 10 nagu kaarte, kui mitte just kõige parem, sest see tähendab küllust, viljakust, rahulolu, õnne ja just see külluse energia on ka nagu armastuse energia, viljakuse energia võib tähendada ka rasedust ja müntide 10 on alati siuke, mis on hea ka nagu pereasjades ja müntide 10-ga, et kui mõõkade 10 ütles, et uus tsükkel on nagu, et tulete mingist vanast pasast välja nii-öelda, siis tegelikult müntide 10 ütleb, et aga see uus tsükkel ikkagi kulgeb teil lõpuks selliseks, mis on väga külluslik. Et ei ole vaja siin liigselt muretseda, küll aga on vaja natukene õppida mineviku vigadest, sest viimase kaardina siit pakist tuleb siis välja veevalajale sauad 9. Ja see kaart tegelikult on mineviku vigadest õppimise kaart. Sauadega aktiivsus, loovus, kirlikkus, ilmselt peate siin tegutsema, olema aktiivne, kasutama ära enda loovust, tegema midagi, mida te teete kirega, aga te peate siis alati nagu arvestama, et mis läks minevikus nagu valesti. Samas see kaart ütleb, et te olete õppinud, ehk siis kui teie ellu peaks tulema mingi samalaadne olukord või mingi muudatus, siis see kaart põhimõtteliselt ütleb seda, et te teate, kuidas selles olukorras nagu käituda või kuhu suunas nagu liikuda. Et tundub, et teil ei ole vaja siin liigselt palju midagi nagu karta, aga te peate püsima nagu aktiivne, loov ja kirglik. Nüüd aga viimase kaardina veevalajatele Kuutaro pakist. Mis on ütlemas Kuutaro pakk veevalajatele? Mis on ütlemas Kuutaro pakk? Ja uus kuu lõvis kaart ütleb, et enesekindlus on teie võti edukusele. Ehk siis põhimõtteliselt peate olema mingites olukordades nagu julgemad, et siin võib olla ka nagu see, et see mõõkade 10 nagu see raske tsükkel on mingid hirme nagu tekitanud ja võib-olla te nüüd natukene kardate nagu tegutseda, aga samas see on siuke nagu negatiivne mõtlemine, mis tõmbab negatiivset energiat ligi, et tegelikult te peategi nagu mõtlema see, et minevikus juhtus midagi halba või olid halvad inimesed või halvad olukorrad. See ei tähenda seda, et kõik järgnevad olukorrad peaksid ka nagu halvad olema, et kui te mõtlete nii, siis te kutsute just seda halba ligi. Aga kui te mõtlete, et nüüd mul läheb hästi, nüüd ma olen positiivne, isegi kui ei lähe hästi, siis te jääte nagu positiivseks ja mõtlete näiteks, et mul ei läinud selle pärast tegelikult hästi, et kellelgi teisel oli seda võimalust rohkem vaja või midagi sellist. Ja niimoodi positiivselt kogu aeg edasi mõeldes tulebki aina rohkem positiivsust teile ligi. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on tulemas kaladele, vassa. Ja väga kiiresti need kaardid siit välja tahtsid tulla.
ma ei tea siin nüüd, mis oli ees, mis taga, aga nägu ülespidi on kalade jaoks väljas keisrikaart. Ja keisrikaart tähendab nüüd kindlasti 100% meesterahva energiat. See on võimekas meesterahvas, stabiilne, turvaline, natukene niisugune kuulsuse, tuntuse energia käib ka siit läbi. See võib olla niisugune nagu isa energia, mingid sidemed või suhted isaga võivad siin lähiajal tähtsad olla. Võib tähendada mingit võimekat ülemust, mingit meesterahvast, eks ju, mingi võimekas ülemuse energia võivad siin mingid suhted olulised olla. Samas see on ka võimuorganisatsioonide kaart, eks ju, et kalad kindlasti ärge mingit pahandusi tehke. Muidugi meesterahvastel on võimalik siin endal see võimekas energia nagu saavutada ja naisterahvaste jaoks tegelikult võib see kaart näidata ka niisugust võimekat austajat partnerit, et võimalusi siin on igalt poolt. Ja tundub, et võimalusi tuleb palju, sellepärast et teise kaardina on kalade jaoks väljas ka narrikaart. Ja narrikaart on kõige esimene kaart taropakis, suur arkaan 0, eks ju, 2 suure arkaani kaarti siin järjest, väga tugev energia. Muidugi narr tähendab alati siis uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Kõik on uus põhimõtteliselt ja narr on niisugune hästi murevaba ja kerge energia. Ja see kaart võibki teile tegelikult nagu öelda seda, et te peate minema nagu mingi vooluga kaasa. Samas ta natukene ka nagu hoiatab, et siin inimene hakkab kaljupervalt nagu alla astuma, et ta hoiatab selles suhtes, et narr on natukene hooletu ja tähelepanematu ja ta ütlebki, et kui te olete piisavalt hoolikas ja tähelepanematu, siis ei pea siin nagu liigselt palju midagi nagu kartma, aga on vaja seda hoolikust ja tähelepanelikkust ka, et ei lase endale mingit puru silma jääda justkui. Muidugi selle puhuks on 3. kaardina siin väljas ka ülempreest rinna ja ülempreest rinna on väga tugev niisugune nagu intuitsioonikaart, et võib ka tähendada mingeid niisuguseid spirituaalseid võimeid või et keegi tajub siin nagu inimesi väga hästi ja võib-olla saate ka väga hästi aru, kas inimesed on teiega siirad või mitte. Võib see olla niisugune avastuste kaart, selguste kaart, kõige rohkem siis tõesti eneseavastuse kaart. Muidugi see on natukene ka niisugune tarolugeja kaart, et tal on raamat käes, ta loeb sealt mingit taro või mingid sümboleid või mingid ruune, eks ju, ruune ilmselt mitte, aga võivad ka mingid tarosõnumid väga hästi nagu resoneeruda või võite olla ise tarolugeja või võib mingi austaja võib siin olla tarolugeja. Ma ei tea, kas siin Eestis on meesterahvaid niisuguseid kuulsuse, tuntuse, energia, selle keisriga niisugune võimekus, turvalisus, stabiilsus. Väga huvitav, et spirituaalne energia selle ülempreest rinnaga siin, aga jah, tõesti niisugune tugev intuitsioon ja avastus. Muidugi see salapära ja saladused ka, et äkki keegi saab siin midagi teada ja tänu sellele saab siis alata ka uus teekond. Aga lõpetuseks vaatame, mis kalale tuleb kuutaropakist, mis on tulemas siin kuutaropakist kaladele. Ja tuleb kaart, mis tegelikult ütleb, et omage usku enda unistustesse. On siin 7. tulemas ka täiskuu, kindlasti tasub manifesteerida, uskuda suurelt ja kui te usute, tegutsete, suhtlete ja nii-öelda manifesteerite, siis tegelikult on siin teie jaoks kõik võimalik. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.